Tervist! Minu nimi on Kalev Avi ja ma soovin teha programmi, milles on nii kordus kui valikulause. Selleks teeme kasutaja poolt ette antud küljepikkusega ruudu. Ruudu joonistamist alustatakse ekraani keskelt. Programm küsib, kas kasutaja soovib ruutu veel teha. Seejuures eelnev varem tehtud ruut kustutatakse. Alustame sellest, et selle konkreetse spraidi eemaldame ja lisame siia siis uue spraidi, milleks on meil nool. Siis alustame sündmusest, kui klõpsatakse lippu, siis tõstaksime pliiatsi esmalt üles, et saaksime selle noole panna ekraani keskele. Nii et kui pliiats üles tõstetud, siis liikumisest mine ekraani keskpunkti. See tähendab seda, et X ja Y koordinaat on kumbki 0. Kui see on tehtud, siis paneme pliiatsi alla ja loomulikult küsime nüüd kasutajalt ruudu küljepikkust, näiteks sisesta ruudu külje pikkus. Kui küljepikkus on teada, siis me loomulikult liigume etteantud vastusega siis nii mitu punkti edasi ja loomulikult pöörame vasakule 90 kraadi. Seda tegevust me kordame 4 korda. Nii et selline tsükkel on paigas. Põhimõtteliselt on meie programm siis paigas ja teeme proovi. Lõpsame lippu, anname näiteks ruudukülje pikkuseks 100 ühikut ja ruut on tõepoolest meil tehtud. Kui me nüüd jätkame uuesti ruudu tegemist, klõpsame rohelist lippu seejuures ja anname uue ruudukülje pikkuseks näiteks 50 ühikut, siis märkame, et ka eelmine ruut jäi meil hetkel alles. Seepärast on meil mõistlik enne uue ruudu tegemist anda korraldus kustuta. Ja seda me teeme siis just nimelt pärast küsimise järgi enne korduslause tegemist. Samuti kui me ei soovi, et nool jääb siia alles, me võime selle noole peita. Aga kui me alguses soovime näha ja veenduda, et see nool on kindlasti ekraani keskel, siis me võime öelda, et enne kui programmi täitma minnakse, just nimelt seda noolt näidatakse. Nüüd, kui selline osa meil valmis, siis järgmine küsimus on kindlasti meil selline, et kas kasutaja soovib jätkata või kasutaja ei soovi jätkata. Teeme siit siis jällegi uue sellise küsimuse, kus kasutaja küsib või meie küsime hoopis kasutajalt, et jätkamiseks vajuta klahvi, näiteks J-tähte. Kui küsimus on tehtud, siis programm kontrollib, mida kasutaja vastas. Selleks on meil valikulause, kui siis muidu. Aga me ei ole kindlad, kas see vastus hetkel oli meil nüüd suure J-tähena või väikse J-tähena. Sellepärast me teeme siia ühe täiendava tehte, kus me siis küsime ühelt poolt, kas see klahv, mida alla vajutati, oli suur J või oli see väike J. Ehk siis antud juhul, kas see vastus ühel juhul oli meil suur J või see vastus oli hoopiski väike J.
nii, ja kui see on meil nüüd tehtud, siis see on meie tingimus. Kui see tingimus on täidetud, siis sellisel juhul minnakse ekraani keskpunkti ja alustatakse loomulikult siis selle ruudu tegemist. Vastasel juhul, muidu mis saab, me võime lihtsalt öelda, et ja oodata, et tänan, joonistame ruudu teine kord. No nii, teeme proovi. Lõpetame lippu, küsitakse jätkamiseks vajutada klahvi J, vajutame. Siseste ruudukülje pikkus, olgu 100 ühikut, ruut on tehtud, aga rohkem ei küsita. Selleks, et nüüd rohkem küsitakse, selleks me teeme sellise lõputu korduse ja paneme kogu selle tegevuse lõputusse kordusesse. Et korda lõputult. Proovime. Vajutame nüüd klahvi, anname ruudukülje pikkuseks näiteks 150 ühikut ja tõepoolest meie klahvi vajutamised kõik jätkuvad. Kui ma nüüd keeldun, andes näiteks tühiku klahvi, J-klahvi asemel, siis öeldakse küll, et tänan joonistame teine kord, aga ikkagi jätkatakse programmi tegevust. Selleks, et seda ei ole, peatame kõik. Nii et kui ei soovitu enam tegutseda, siis pärast selle tänane joonistame teine kord, selle koha pealt peatame kõik. Aeg üldiselt 2 sekundi asemel võiks olla ka pikem, näiteks 5 sekundit, siis kasutaja jõuab ka teksti lugeda. Nii, ja viimane katse. Jätkame klahvi J, vajutan J-klahvi, sisestan ruudukülje pikkuse 75 ühikut, ruut on tehtud, rohkem ei soovi, klõpsan suvalist klahvi ja ongi meie programm oma töö lõpetanud või lõpetamas. Tänan!